Head kuulajad ja vaatajad. Laiema Ukraina sõja 4. aastal on selgelt tunda sõjaväsimust, mis avaldub nii rinnetel kui ka riikide ja blokkide vahelistes suhetes. Moskva jätkab kurnamissõda, kuid pole veel oma strateegilisi eesmärke saavutanud. Ent just samuti, nagu liiguvad aegluubis edasi Venemaa väekoondised, nii kahaneb ka Ukraina ja teda toetavate lääneriikide võimekus reaalajas toimuvat maalihet tagasi pöörata. Ukraina 1991. aasta riigipiiride taastamine ei ole enam arutluse objektiks. Veelgi enam, paraku jäävad püüdmatuks ka 2014. ja 2022. aasta asetused. Üha selgemini lahtijoonistuv olukord sunnib paljusid seni ideoloogilisemalt meelestatud juhte mõtlema plaanile B. Ehkki niisugune äratundmine tähendab pilgu suunamist tulevikku, sunnib see elluviidavat poliitikat ümber hindama juba täna. Milles võiks aga plaan B seisneda ja kes selle välja kannaks? Need on valusad küsimused, mis sunnivad ühtlasi ausalt hindama oma reaalset olukorda ja sellest lähtuvaid väljavaateid. Edasiste sammude kavandamisel on see kriitilise tähtsusega, kusjuures selleks, et kaardistada, kus ja missuguses olukorras me reaalselt viibime, on ühtlasi oluline fikseerida, kes, mis ja millistel eesmärkidel on meid siia toonud. Kuivõrd tõele truuks jäädes ei ole võimalik rääkida Eesti iseseisvast välis- ja julgeolekupoliitikast, pean siinkohal silmas läänemaailma, kitsamalt aga Euroopa Liitu. Ukraina toetamine kahtlemata jätkub, kuid sisimas tunnistatakse nii senise poliitika kui ka mitmete seda esindanud isikute sobimatust. Teisisõnu mõistetakse, et see, mis tõi meid siia, enam edasi ei kanna. Nagu taolistes olukordades tavapärane, on üheks esimeseks sammuks mitte valitud kursi objektiivne ümberhindamine, vaid süüdlaste tuvastamine. Ehk poliitika arvatakse endiselt õigeks, selle elluviimiseks valitud inimene aga valeks. Olgugi, et see kratt või pigem ehk isegi golem sai meisterdatud parimatest materjalidest ja näiliku elu on talle andnud rabi isiklikult. Aga ilmselt siin saatuslik viga peitubki. Sest kui golemi pani liikuma hebreakeelne loits emet ehk tõde, siis nüüd püüti soovitud tulemuseni jõuda pelgalt odavatele valedele ehitatud pseudomaagiaga. Ühteki avastatakse üllatusega, et Vene gaasiku raiumiseks sobivaks arvatud kirves ei anna ikkagi päris sümfooniaorkestri mõõtu välja. Veelgi enam, kuri ja muud kui teravust kaotav tööriist läheb juba väheste säilinud instrumentide kallale, lõhub orkestris omatahtsi arutult vasakule ja paremale. On tagumine aeg selgitada, et viga ei ole mitte peremehes, vaid üha tarbetumaks muutuvas hingetustööriistas. Saksamaa endine kantsler Angela Merkel andis hiljutises intervjuus mõista, et Venemaa täiemahulise agressioonisõja eest Ukrainas vastutavad kaudselt Balti riigid ja Poola, mis takistasid Berliini ja Pariisi otsekontakte Moskvaga. Ehk siis diplomaatia tapmine päädis tapatalgutega Ukrainas. Siinkohal tuleb aga meenutada, et vaatamata Balti riikide ja Poola seisukohale sõnastati 2021. aastal toimunud ülemkogu lõppdokumendis Euroopa Liidu valmisolek teha liidule huvipakkuvates valdkondades Venemaaga valikuliselt koostööd. Volitused selleks anti Euroopa Komisjonile ja toonasele esidiplomaadile Josep Borrellile. Ehkki viimane koostaski hädapärase tegevuskava, esitades seal mõtte, et globaalse jõuna peab Euroopa Liit rääkima kõigiga, oli see surnult sündinud ettevõtmine, nagu plaanitud. Kui Borrell nimetas Venemaad globaalsele areenile oluliseks tegijaks ja rääkis vajadusest teda kaasata, nii-öelda uuesti õigele teele suunata, rulliti temast lihtsalt üle. Sest seda nõudis toonane zeitgeist, ajastu vaim. Suured otsused olid juba langetatud. Venemaa nõrgestamine või nagu mitmed toona väljendusid, Venemaa loodetav väiksemateks osadeks lahutamine või salata. Rollid olid seejuures jagatud. Kui Angela Merkel ja Prantsusmaa president Emmanuel Macron kavatsesid Itaalia ja Austria toetusel Putini Brüsselisse kutsuda, tõmbas Kaja Kallas neilt ülemkogul bravuurikalt vaiba jalge alt. Nimelt raius Kallas, et Putinit ei saa usaldada, mis tõttu pole mõtet temaga lepitust otsida ega suhetes Venemaaga mingisuguseidki kompromisse teha. Seepeale loobus avalikust vastandusest šokeeritud Merkel oma ettepanekust ja lahkus ruumist. Toimunust samavõrd jahmunud Macron olevat aga Kallase käest küsinud, kas too on kindel, et veel järgmisel päeval oma ametis jätkab. Hiljem aga, kui Venemaa alustas invasiooni, ei hoidnud võidukas Kallas end tagasi, kuulutades, et just temal oli olnud õigus.
Juba toona märkisid mitmed allikad tasahilju kasvava murega, et Kallase peamiseks väljakutseks välisesindajana saab olema tõestamine, et ta ei ole ainult ühe teema inimene. Toona ironiseeriti, et kui Kallase käest küsida, kus asub Aafrika, vastab ta, et see paiknevad Venemaast lõunas. Pärast eakat ja küllaltki nõrka Borrelli seati Kallase suhtes ootused kõrgele. Temalt oodati spontaanseid ideid ja keskendumist strateegilistele küsimustele. Ent nagu me teame, ei teostunud need ootused ja lootused ligilähedaseltki. Pärast esmase sõjaeufooria taandumist on juba pikki aastaid kriisist kriisi elav Euroopa väsinud ja vaesunud. Taas leitakse üles loogilise võitu järeldus, et iga otsuse taga on otsuse langetamise pädevusega inimesed ja et neil inimestel on ka nimed. Tuleb neile osutada ja analüüsida nende käitumise motiive. Seda tehes võib vabalt selguda, et me kõik ei soovinudki pandeemiameetmeid, niinimetatud rohepööret, Euroopa energiavarustuse tasalülitamist, majanduse lämmatamist, sõda Venemaaga ja tagatipuks ka tüli Hiinaga. Ja kuigi see võis ollagi euroatlantiliste isandate plaan, on nüüd aeg, kus lavale astuvad tankistid. Kusjuures mida rohkem need etturitest näitlejad nüüd sõna võtavad, seda sügavamalt neile määratud roll kinnistub. Just selline kuvand hakkab välja joonistuma ka Kaja Kallasest. Kremlis teatakse, et mida iganes Euroopa meedias ei kirjutataks Venemaa jahtuvast majandusest, kasvule pööravast inflatsioonist või hääbuvast sõjalisest võimekusest, on lääs kurnamissõjas juba kaotajaks jäänud. Kuigi vahetut sõda pidava Venemaa olukord on kõike muud kui lihtne, on aastaid sõda kõrvalt toetanud Euroopa riigid end juba praegu põhimõtteliselt kinni tõmmanud. Mitte kasv, vaid isegi jooksev kulude katmine saavutatakse edaspidi vaid hüppeliselt kasvava laenukoormuse hinnaga ja sellest rattast ei ole senise poliitika jätkudes enam pääsu. Nii võibki Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov osutada, et välis- ja julgeolekupoliitika küsimustes on Euroopa Liit Balti riikide ja Varssavi fanaatilise poliitika pantvangis. Kõik otsustajad muidugi mõistavad, et ei Balti kolmiku ega ka liidu idatiival dominantse Poola seisukohad ei suuda määrata ega väärata suurt poliitikat. Aga diplomaatilises võtmes on võimalikule tagasiteele siiski osutatud. Ja nagu tellitult, küsitaksegi lääne süvariiki esindavas meedias taas, kas nii-öelda Vene pistrik Kallas on Euroopa Liidu esindamiseks ikka piisavalt diplomaatiline. Neid mustreid ei ole üleliia keeruline märgata. Ähvardava Vene ohu narratiiv teenis Kallast hästi Eesti peaministri ametis. Kuid pistriku maine maksis talle juba NATO peasekretäri koha ja see pole tulnud kasuks ka Euroliidu välispoliitika kõrge esindaja ametis. Tsiteeritakse kogemustega diplomaate, kes diplomaatiliselt väljendudes tunnistavad, et eeldasid sel olulisel ametikohal näha oluliselt diplomaatilisemat isikut. Kui Kallase kohta öeldakse otse, et ta on rohkem võmm kui diplomaat, siis mõeldakse selle all ilmselgelt mitte nii-öelda dialoogipolitseiniku, vaid nuudi ja koeraga kiirreageerijat. Ühtlasi leitakse, et Kallase suu ja aju vahel puudub diplomaadile hädavajalik filter, mis tõttu on ta vähem kui aastaga pingestanud suhteid nii peremeesorganism USA kui ka suurjõudude India ja Hiinaga. Samal ajal ei ole Kallas suutnud täita aktiivse läbirääkija rolli Iraaniga, ei saavutanud Euroopa konsensust Iisraeli ja Hamasi konflikti osas ning lisaks näib ta olevat tõrjutud kõrvale isegi Ukraina küsimust puudutavatest tipparuteludest. Mäletatavasti teatas Kallas veebruaris talle omase arrogantsiga, et vaba maailm vajab uut juhti. Vaevalt on president Trump ja tema administratsioon selle torke unustanud. Küsimuseks jääb, mida on Euroopa Liidul peale hakata kõrge välisesindajaga, keda isegi USA ei tunnista vastuvõetava dialoogipartnerina, Venemaast ja Hiinast rääkimata. NATO peasekretär Mark Rutte teenis oma kannused välja kaitsekulutuste 5% kokkuleppega. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen nõtkutas USA ees põlvi, nõustudes vaguralt peale surutud kaubandusleppega. Seevastu Kallas, kes on alati püüdnud näida oma formaalses positsioonis suuremana, paistab olevat tänaseks täielikult marginaliseeritud. Isegi Ukraina teemal on juhtrolli hõivanud Macron ja Starmer. Sümptomaatiliselt kirjeldab Kallas ise toimunud nihed kui näilist ja pakub selle selgituseks liialt vähest turundust. Olukorras, kus Euroopa tuumikriikide liidrid tunnistavad harva esineva üksmeelega USA ülemvõimu, juhib Kallas järjekindlalt tähelepanu autoritaarsuse ohule mitte ainult Venemaal, vaid ka teisel pool Atlandi ookeani. See aga ei takista teda sama hingetõmbega deklareerimast, et ilma USA-ta ei ole NATOt ja Moskvat suudab ohjeldada ainult Washington.
Umbes aasta eest, kui Euroopa Parlament hindas, kas Kallas sobib Euroliidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja kohale, ütles ta, et liidu julgeolekut ohustavad lisaks Venemaale mitte ainult Iraan ja Põhja-Korea, vaid ka Hiina. Kallas toonitas, et 3 esimesena mainitud toodavad rohkem relvi ja laskemoona kui kogu Euro-Atlandi kogukond, Hiina eraldi võetuna on aga Euroopale järjest suuremaks ja süstemaatilisemaks rivaaliks, kellest on ohtlik olulistes sektorites sõltuda. Kellestki sõltuda või seda ohtu tajuda on üks asi, talle täiesti ebadiplomaatiliselt sisse sõita on aga midagi sootuks tõsisemat. Juulikuus Brüsselis Hiina välisministri Wang Yiga kohtudes edastas Kallas Pekingile jõulise sõnumi, et Hiina peaks toetama rahu Ukrainas. Teisisõnu, kaubamärgiks saanud otsekohesusega nõudis ta igasugusest Venemaa toetamisest loobumist. Tuleb märkida, et von der Leyen, kes on ka ise varasemalt Hiinat teravalt rünnanud, püüdis nüüd koos Euroopa Ülemkogu eesistuja Antonio Costaga Kallase sõnumi tooni pehmendada. Asjatult, sest kahju oli juba tehtud. Taaskord. Hiina näeb Euroopa Liitu selgelt USA geopoliitiliste huvide instrumendina ja Kallase poolt mudaliigasse trambitud välispoliitika ei anna suhete paranemiseks erilist lootust. Süüdistab ju Kallas kõneplatvorme valimata ja elementaarseidki diplomaatilisi oskusi väljendamata Hiinat küll Vene sõjamasina toitmises, siis jälle hübriidoperatsioonides Euroopa vastu. Kallase sageli ründav arrogants peaks ilmselt korvama tema puudulikku üldharidust, samuti vähest ajaloo tundmist. Ajalugu on aga miski, mida diplomaat lihtsalt peab valdama, või vähemalt peab ta oskama osavalt oma teadmiste puuet varjata. Kallasel kõnealused võimed ilmselgelt puuduvad ja see tuli taas teravalt esile, kui ta pidas võimalikuks irvitada Hiina rolli ja inimkaotust üle teises maailmasõjas. Nagu juba öeldud, kohtusid halb lastetuba, puudulik haridus ja professionaalne ebakompetentsus. This is the battle of narratives for the global south and all the rest of the world, really. I was in ASEAN meeting and one thing, what was interesting, that Russia was addressing China like you and like Russia and China, we, fought the Second World War. We won the Second World War. We won the Nazism. And I was like, okay, that is something new. But then you can see, first you can, if you know history, then, it raises a lot of question marks in your head. But, I can tell you nowadays people don't really read and remember history that much, which is that, you can see that they buy these narratives. Seejuures oleks Euroopal just praegu Hiinat tasakaalustajana hädasti tarvis. Pekingi hiljutine otsus piirata haruldaste muldmetallide eksporti tuletas küll meelde Euroopa haavatavust kriitilistes sektorites, aga lahenduse leidmist takistab endiselt Hiina käsitlemine mitte lihtsalt strateegilise rivaali, vaid peaaegu vaenlasena. Heaks näiteks kujunenud meelepimendusest on seegi, et kõigele vaatamata peavad mitmed Brüsseli võtmeisikud võimalikku erisuhet Hiinaga endiselt oluliseks hoovaks Euroopa suhetes Ameerikaga. Veel ei ole jõudnud täie selgusega kohale, et Euroopa Liidu iseseisev majandus- ja julgeolekupoliitika on pelgalt teoreetiline konstruktsioon minevikust. Tegelikult on Moskvaga kõik suhted katkestanud Brüssel end tänaseks lootusetult nurka mänginud. Suhetes Pekingiga pole pea mingit iseseisvat manööverdamisruumi ja olgem ausad, ehk veelgi vähem on seda suhetes Washingtoniga. Liisk on langenud. Euroopat lihtsalt ei käsitleta subjektina. Kui eelnevalt märkisin, et Kaja Kallas on ühe teema inimene, kusjuures hämmastavalt elukauge, siis seda ilmestab ka tema mõne päeva tagune visiit Kiievisse. Andes president Zelenskile üle mõttelise 100-miljonilise tšeki jooksvate küttekulude katmiseks, rääkis Kallas jälle Vene droonidest ja sõjalennukitest Euroopa Liidu õhuruumis. Kallase hinnangul mängib Moskva sõjaga, mistõttu kutsus ta Euroopa riike üles oma kaitsevõimet tugevdama ja sõnastas vajaduse konverteerida Euroopa majanduslik võim sõjaliseks heidutuseks. Russia's war economy is already weak, we will make it weaker. Inflation exceeds 20%, cash reserves are depleted, and growth is close to zero. Maybe time was once on Russia's side, but it's shifting to Ukraine now. Russia is gambling with war, and we are moving beyond the realms of hypothetical conflict. To keep war at bay,
We must translate economic power of Europe into military deterrence. It is clear that we need to toughen our defense against Russia. Not to provoke war, but the opposite, to prevent war. Seejuures lehvitab välis- ja julgeolekupoliitika juht selliste tühiloosungitega ajal, mil mitte ainult Euroopa, vaid ka USA tööstus sõltuvad suuresti globaalseks suurjõuks tõusnud Hiina kontrollitavatest muldmetallidest ja Hollandi valitsus võttis majanduslikku julgeolekut ettekäändeks tuues oma kontrolli alla riigis tegutseva Hiina kiibitootja Nexperia. Kallase vaatest oli see vist järjekordne päev kontoris. Tema esindatava Euroopa Liidu vaatest sisenesime aga potentsiaalselt väga turbulentsesse ajajärku. Rahvusvaheline publik hoiab igal juhul hinge kinni. Kindlasti peatun sel teemal juba lähemas tulevikus uuesti. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info, nagu ikka, leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kuulmiseni!